Tšau, ma olen Raimo ja täna räägime treenimisest ja spetsiifiliselt ületreenimisest. Et minu käest tihti küsitud, kui palju peaks treenima, mis on optimaalne treeniaeg, mitu korda nädalas teha, kas teha üle iga päeva, ehk siis näiteks klassikaline esmaspäev, kolmapäev, reede, võtta nädalavahetus vabaks või siis teha äkki hoopis 4 korda nädalas, 5 korda nädalas, 2 korda nädalas, mis oleks optimaalne. Ja ma ütlen sulle ära, et mina arvan, et optimaalset kogust ei ole olemas, et kõik inimesed on erinevad, nende harjumused on erinevad, nende eluviisid on erinevad, et ei ole sellist, et oi, sina võiksid käia 4 korda nädalas trennis, sina 5 korda. Et ma arvan, et kõik oleneb inimesest, oleneb juba tema elustiilist, millega ta vabal ajal tegeleb või töö ajal siis, ehk trennivälisel ajal. Et ei saa öelda, et oi, sina peaks käima 3 korda nädalas, sina 5 korda nädalas. Üks suur faktor selles on ka see, et mida sa üritad saavutada, mille jaoks sa trenni teed. Kui sa tahad lihtsalt vormi säilitada, hoida, siis ma usun, et piisab kuskil, kui sa käid 3 korda nädalas trennis. Kui sa tahad juba tõsta, parandada tulemusi, enda vormi, sooritust, mida iganes, siis minu kogemuse põhjal on see peaks trenni tegema vähemalt 4 korda, no miinimum 3, kui sa väga reitsid ennast push'id, aga 4. Ja mina ise käin 7 korda nädalas trennis, ehk siis ma teen iga päev trenni. Ma tean, et see on uskumatu või selline, et oi, et miks on nii palju trenni tees, see on üle, tulevad vigastused, asjad, aga kõik oleneb inimesest, oleneb, mis trenni sa teed, kuidas sa trenni teed, mis su eesmärgid on ja edasi, et minu jaoks trenn on ka puhkus, ta on meditatsioon minu jaoks, et mu aju puhkab seal, see ei ole minu jaoks kohustus, ma tahan seda teha ja see pakub mulle naudingut. Loomulikult ma ei tee iga trenn täpselt samu asju, täpselt samu harjutusi, täpselt samadele lihasgruppidele, tänu sellele ma suudangi iga päev trenni teha ja mulle meeldis, et üks selline USA mereväelane nagu Jocko Willink on öelnud, et elu annab puhkepäevi, et ma olen 100% sellega nõus, et ma arvangi, et ka mul tulevad mingisugused pausid sisse, et mis iganes, kas on vaja elukaaslasega kuskile minna, mingisugused töökoostööd või mida iganes, mingid asjad tulevad vahele, et mõned päevad võivad vahele jääda ikkagi kuus näiteks. Kõik oleneb sellest, kuidas sa treenid, kui sa iga päev loomulikult lähed näiteks jõusaali, teed seal rinnalt surumist ja jõutõmmet, eks ju, iga päev, siis on enam kui kindel, et varsti lähinädala jooksul sul mingi vigastus tuleb või sa lihtsalt oled nii väsinud, nii surnud, et sa ei jõua seal käia. Kui sa tahad käia pidevalt trennis nädalas rohkem kui 5-6 korda, ehk siis iga päev, siis sa pead olema tark oma treeningutega. Ma ei tee iga päev samu asju, ma vahetan, mis ma teen. Üks päev ma teen ühte asja, teine päev teist. Hetkel, kui ma teen õues trenni, siis ma teen üks päev ma teen raskustega trenni, weightikalisteeniks ma tõstan lõuatõmbeid, kätekõverdusi, rööbaspuude surumist, kõike teen raskustega. Lähen, trenn on päris intensiivne ja suhteliselt karm, et ma üritan maksimaalselt raskusi tõmmata või siis tõugata ja selline trenn võib minna päris pikaks, kuna ma üritan jõudu kasvatada, üritan ka lihasmassi kasvatada, et mu kordused on kuskil 5-6 vahel, kui ma teen, üritan siis võimalikult palju oma maksimumi lähedale teha raskustega trennis, tähendab seda, et ma pean puhkama palju, ehk siis seeriate vahel, näiteks ma teen nõuatõmbed ära ja siis ma pean puhkama, ütleme, seeriate vahel kuskil 2 minutit äkki isegi 3 minutit. Aega ei mõõda, aga midagi sellist ta on. Teistel päevadel jällegi ma teen ilma raskusteta trenni ja ma teen teistsuguseid harjutusi. Ja kolmandal päeval näiteks ma teen trenni jalgu, ehk kui ma teen raskustega trenni weightikalisteeniks, siis ma ei treeni oma jalgu siis, ma jalgu treenin eraldi ja siis ma treenin ka raskustega õues. Mul on kaasas need raskused, kindlasti olete videost näinud raskuskettade, teen nendega või siis teen ilma, siis ma teen lihtsalt suuri kordusi, kui ma jalgu treenin, siis kükke näiteks ühe trenni jooksul 200 kükki, 300 kükki, äkki isegi 400. See loomulikult ma teen neid järjest, aga mis ma teen terve trenni peale, et jälle mingi aeg mööda teen kükke, mingi aeg mööda teen kükke ja nii edasi, et nagu keharaskustega ainult treenides jalgu on küll selline, et saab treenida ja lihtsalt selline aega nõudeb ja kõvasti rohkem vaeva panema ja eriti just aega läheb kõvasti rohkem kui lihtsalt jõusaalis, kus sa saad raskusi peale toppida ja teha sellega kükke. Ainult oma keraskusi pead natuke leedikum olema, mis ma teen loomulikult ka pistoskvotte, üritan teha ühe jalaga kükid, mul on muidugi seal hetkel veel abi vaja, et ma päris ilma abita kuskilt kinni hoidmata ei tee ära ühe jalaga küki, aga töö käib selle nimel.
palju oleneb ka sellest, milline on sinu eluviis, töö ja nii-öelda trennivälisel ajal, millega sa tegeled, et kui sa oled ehitaja, hommikust õhtuni tegeled uue teekatte valmistamisega või siis sa valad betooni, eks ju, siis on arusaadav, et su keha väsib näiteks, sa ei saa 7 päeva nädalas käia trennis ka, ütleme, sa oled 12 tundi valad betooni ja siis tuled veel trenni, et sa saad seda teha, aga kuskil ma kujutan ette 3, maksimum 4 korda nädalas, siis kindlasti sul on puhta ka vaja. Oleneb su elustiilist, kui hästi sa puhkad, välja puhkad, palju sa magad, eks, milline su uni on, loomulikult toitumine, kui su toitumine on korras, kas sa saad kõik energia, kas sa saad ennast laetud trennivälisel ajal. Selle pika jutu point ongi see, et ei ole olemas mingisugust kindlat arvu, kui palju peaks keegi trennis käima, et oi, sina peaks käima 4 korda nädalas, sina 2. Sa pead ise teadma, sa pead ise kuulama oma keha ja välja selgitama, enda jaoks selgeks tegema, mis on sinu eesmärgid trennis. Kas lihtsalt tahad parem välja näha, tõsta toonust, treenid sa mingisuguse rekordi jaoks, treenid sa mingisuguseid trikke, kalisteniks ma mõtlen siis, ehk siis keharaskuse treeni jaoks mingi handstandi näiteks, nagu mina praegu treenin, või mis su eesmärgid on, et kõik oleneb ka sellest. Ei ole sellist olemas ühtset reeglid kõigi jaoks, kui palju keegi peaks trenni tegema. Ja kui keegi teeb 7 korda nädalas trenni, siis ja see on tema jaoks okei, ta suudab jätkusuutlikult seda teha, suudab käia niimoodi kuid, aastaid, siis see on okei selle inimese jaoks. Sa ei pea sellelt nii-öelda malli võtma, kui sinu elustiil on teine, su eesmärgid on teised, siis loomulikult ka sinu treeningkava ja treeningu sagedus peaks olema teine. Jutu siis põhipoint oleks see, et kuula oma keha. Keha teab alati paremini kui mina või keegi treener või keegi onu YouTube'ist. Kuula enda keha. Keha annab sulle märki, kui sa treenid liiga palju, kui sul oleks vaja puhkust või siis sa tunned ka ära, et päris palju jääb nagu paaki veel, et võiks kasutada suuremaid kordusi, rohkem kordusi, suuremaid raskusi, teha trenni intensiivsemalt, et tegelikult sa saad aru, et kuula oma keha. Aga okei, praegu lihtsalt tuli selline idee, mõtlesin nende asjade peale ja panin lihtsalt kaamera salvestama ja rääkisin mõned oma mõtted, mis mulle tekkisid selle teemaga seoses ja praegu rohkem ei tülitasin. Tšau!